jätkame hästi lühidalt ja põgusalt ülejäänud punktidega, mis on nähtaval tegelikult valladokumendiregistris, aga oli paar detailplaneeringu vastuvõtmist ja kehtetuks, tähendab üks vastuvõtmine, üks kehtetuks tunnistamine, vallavara otsustuskorras võõrandamine, Kerematee, hoonestusõiguse lõpetamine, nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks seoses Hiiumaa tuletornidega. Lühidalt öeldes, tuletornid on muidu olnud valla, ma ütlen ainult paar lauset selle kohta, Andrus täiendab, tuletornid on olnud vana lepingu alusel, mis on Veeteede Ametiga tehtud aastal 2005 äkki või mingi 20 aastat tagasi, eks ole, kus olid siis valla hallata, vald korjas piletitulu. Kui korjas ja siis selle raha eest võis siis parendada ja parandada tuletorne ja nende lähiümbrust, ütleme siis sisuliselt, ütleme lihtsas keeles oli see sisu see, eks ole. Ja seda raha võis vald enda käes hoida, ajalugu on näidanud, et see raha muidugi kulus vahel ka mujale, meil on seda juhtunud, eks ole. Ja sa oled selle peale osundanud. Ma olen selle peale osundanud, jah. Et see peaks tegelikult olema hoiul vist lausa eraldi kontolegi. Aga nüüd siis on uus diil vallal, et nüüd me maksame riigile fikseeritud summa tuletornide eest, aga saame selle piletitulu jätta koheselt endale ja kasutada ükskõik milleks. No pool naljaga ikkagi, natuke niisuguse nukra naljaga ma volikogus ikkagi ütlesin seda, et võib-olla see Transpordiamet nägi, kui kiiresti haihtuvad piletitulud ja otsustas kiirkorras fikseerida vähemalt mingisuguse summa, mis ta vallalt kätte saab. Et võib-olla see oli, sest et see võis ajendiks olla küll. See võis ajendiks olla selle tõttu, et just see lepingused läbirääkimised kulmineerusid siis just peale seda probleemset perioodi ja nii-öelda see leping sõlmiti tagasiulatuvalt 1. jaanuarist käesoleval aastal, nii et nagu naljaga pooleks võis olla küll Transpordiametil huvi saada vähemalt nii-öelda varblane pihku, et mitte unistada tuvist katusel, aga see on huumor. Ma ise loodan, et tegelikult vald on oma sellest nagu hoolsuskohustuse nagu niisugusest kehvast täitmisest õppuse võtnud ja kuna nad said ka siis selle kogu piletitulu nüüd päriselt nagu endale, mitte seda ei vahendata siis Transpordiametile, siis võib-olla nii-öelda suhtutakse sellesse tulusse siis hoolikamalt ja võib-olla see on siis nagu ihule lähemal. Mis sa arvad? Loodame. Selles suhtes, see on iseenesest tegelikult nagu pluss, et ma loodan, et seda nagu raha saab kasutada tulevikus ka tuletornide peale. Ma olen elu jooksul mitmeid ettepanekuid teinud, mida näiteks Ristnas võiks teha, et ta oleks külastajale meeldivam koht, kus olla, eks ole. Et see raha ei lähe kuhugi näiteks Sadama üürimaja miinuse katmise auku piltlikult, eks ole. Või näiteks tuuletorni auku. Tuuletorn ja tuuletorn, seal on natuke nagu sõnadel väike vahe, aga see võib sinna tuuletorni auku ka minna muidugi. Et seda võiks nagu vältida, et ikkagi, et selle tulemuseks ei oleks nüüd see, et nüüd ei ole enam üldse raha tuletornidega tegelemiseks, et see läheb mujale. Et see vald võiks seda sama nagu liini jätkata. Et kui ta päris ära ei varastata, siis läheb ikka mujale. Et ühesõnaga võiks proovida nüüd selle endale jääva tulu eest ikkagi suuremalt jaolt tegeleda valla visiitkaardiga, eks ole. Tuletornid nad minu hinnangul on, eriti Kõpu. Ja, tuletornide aasta. Jah, tuletornide aasta. Et kui see nii läheb, siis ma arvan, et oleme rahul ja on kõik hästi. Hea algus. Aga seda näitab aeg. Hoiame pöialt allal igal juhul. Jah, seda näitab aeg. Uus tänav 4/5 otsustuskorras kasutusse andmine. No see on Upsi maja. Ja mõte on siis selles, et Haridusministeerium tahaks moderniseerida seda kinnisvara mahtu. Tõepoolest see on vana ja see on positiivne, et Haridusministeerium tahab sinna panustada, aga eesseisus ja ka tänane volikogu ikkagi arutasid seda selles kontekstis,
et lisaks ruumilistele lahendusele võiks sisulisemalt rääkida ka, kuidas sisustada siis seda maja, sest et teatavasti meil Hiiumaal on nüüd tekkinud selline olukord, kus ametikooli on korralikult kuidas halvasti öeldes kohitsetud või, aga ütleme, seal on probleeme siis nende õppekavadega, mida siis finantseerib, mida enne finantseeris Haridusministeerium, on kadunud ära, kaob ära siis nii-öelda aiandus, nüüd kaovad ära ka autojuhtide, bussijuhtide õppekavad ja me loodame, et vallavalitsus asub tõsisemalt läbirääkimistele siis Haridusministeeriumi, nii tänapäeval öeldakse diil, eks ole, et sellise diili saavutamiseks ikka siis see uus ruumiline lahendus saaks väärika sisu. Järgmine punkt on 2 punkti puudutavad raamatukogusid, siis on meil vallavolikogu määruse number 55 õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine, muutmine, Tiina Viisuti poolt ette kantud. Siis on meil lisaeelarve, mis võeti vastu 1 lugemisel. Selle kohta on dokumendiregistris võimalik kõigil tutvuda. Ja lõpus muud küsimused, mille all ma täpsustasin seda, et Riigikogu valimised ei ole selle umbusaldusavalduse käiviti, ütleme siis niimoodi. Et fookuses ei ole mitte Riigikogu valimised, vaid fookuses on Hiiumaa. Ja igaüks ise valib, kui tõsiselt ta seda võtab, aga meie oleme selle tõsiselt välja öelnud. No Riigikogu valimised ei tohiks olla ka selline teflon kilpe või nagu hari, mille abil siis nii-öelda niisugune konstruktiivne kriitika siis vaiba alla pühkida, eks ole. Et kui see on ikkagi praegu selline olukord, kus me peame selliste puuduste kohta arvamust avaldama, siis me seda ju peame tegema. Me ei saa oodata, kuni Riigikogu valimised on möödunud, siis me aastapäevad hiljem siis hakkame kritiseerima neid küsimusi, mis võivad olla praegu vajalikud selleks, et avalikke vahendeid ja avalikku haldust ja avalikku juhtimisstiili parandada. Sellega ma olen nõus, jah. Ma küsin Andrus ühe asja lõppu. Me hakkame otsi kokku väikselt tõmbama. Et mis sa arvad, mis saab? Ma arvan, et volikogu liikmed, neil ei olnud täna igav. Ma arvan, kõik volikogu liikmed said meiega kaasa mõelda. Ja see on juba hea. Ma ütlen omalt poolt siia juurde lõpetuseks, et ma arvan sama ja ma arvan lisaks, et volikogus on palju tarkasid inimesi tegelikult, kes võib-olla ei ole kõigega kursis. Meil käib infot palju läbi, igat asja esiteks ei pruugi sa teada, teiseks ei pruugi uskuda esimese hooga, eks ole. Ja mina isiklikult loodan siiralt selle peale, et volikogu liikmete silmad avanesid. Milline on lõpptulemus? Mul ei ole õrna aimugi praegu ja see umbusaldus ei ole selliselt üles ehitatud, et järgnevate nädalate jooksul me kappame Andrusega mööda Hiiumaad ringi selleks, et kedagi pehmeks rääkida. Mina ütleks selle kohta niimoodi, et uus koosseis sündigu, kui inimesed saavad aru, et olukord on jama. Kui nad ei saa sellest aru, siis nii on. Ja kui nad saavad sellest aru, siis see sünnib ilma taustatööta iseenesest. Ma olen sinuga nõus ja kindlasti tuleb nüüd mainida seda ka, et ega need volikogu liikmed teevad oma tööd ju, eks ole, sellise entusiasmiga ja see on väga-väga vähe tasustatav ja meil kõigil on oma tööd ja juurdepääs informatsioonile ei ole alati kõige parem ja selles suhtes on väga tänuväärne töö, mida teeb siis revisjonikomisjon ja teised komisjonid samamoodi, et seda infot
siis paremini kättesaadavaks teha ja minu arust selle tänavuse volikogu lõpus mitmed volikogu liikmed ka mainisid seda, et need protokollid võiksid olla sisukamad ja ka sellised, et saaks ammutada sealt sellist informatsiooni, mis muidu nii-öelda, vaata, öeldakse, sõnad lendavad, eks ole. Ja protokolli jääb ikkagi see informatsioon, mis on võib-olla vajalik, mis võib-olla tundub praegu vähem oluline või inimesed saavad sellest ühtemoodi aru, aga tulevikus võivad olla sellel väga õpetlikud sellised omadused või õpetlik sisu, eks. Et see oli ka tänane saavutus, et mulle tundus, et nagu seda teemat ka hakatakse võib-olla paremini siis ellu viima. Ma ei taha üldse kahandada, ma olen ise eluaeg suur loomasõber olnud ja ma pole ainus, eks ole. Aga ütleme siis tavalise vaataja jaoks, et võib-olla volikogu ei peaks otsustama kasside kiibistamist. Et ja tegelikult niisugused nagu, ma ei taha pisendada neid asju, aga nagu natuke pisemad asjad, neid siis arutatakse pikalt volikogus, aga nagu 100 000 miljoneid, olulised investeeringud, sellised teemad, mis võiksid nagu saada suuremat kaasatust, neid siis nende otsustamist nagu volikogu tasandil nagu välditakse või pisendatakse, eks ole. Me lihtsalt koputame ära ja kogu lugu. Et aga paljud asjad võiks olla, võib-olla oleks paremini välja tulnud või saavutatavad, kui see seltskond arutab selle tõsiselt peensusteni läbi. Sellega ma olen nõus ja loodetavasti me selle juurde nii-öelda jõuame ka. Ja... Et kas on kriitika, kui seal, ütleme, seal ei tule lihtsalt kriitikud, seal tuleb kindlasti ettepanekuid, nii nagu tuli selle pargikodu puhul, eks ole, kui ikka nii-öelda päris spetsialistid korra vaatavad peale, siis tegelikult tekivad ju uued ideed, et kuidas seda paremini teha, eks ole, aga me teeme kogu aeg kiirustades neid asju. Kogu aeg on see asi, et me peame kohe midagi ära esitama pooliku, kiiresti kokku pandud projekti, sellepärast, et mingisugused tõukefondide rahad 6 aja pärast lähevad kinni, eks ole. Et me peaksime, isegi siis, kui meil on kiire, me peaksime kas või tegema lisakoosolekuid, et see kiirustades tehtud projekt sisaldaks võimalikult vähe vigu. Nõus. Ma tahan anda ühe selgituse vaatajale, kes võib-olla volikogu istungeid ei ole vaadanud, et kuna eestlased arvavad, et poliitikud on rikkad, eks ole, siis ma annan ühe väga sellise täpse informatsiooni välja, et Hiiumaa vallavolikogu liikme tasu on 60 eurot kuus. See on siis küll istungi kohta. Ja nüüd Palle jääb natuke tagasihoidlikuks ka, aga nad hakkasid taotlema siis revisjonikomisjoni poolt siis väikest siis eelarvet selleks, et siis kaasata uurimistesse jurist, kes on pädev, kes aitaks meid Sadama üürimaja OÜ täpsed rikkumised kokku panna, analüüsida läbi olukorra. Me ei saa teda hetkel endale lubada. Just, et siis tulebki teha nagu põlve otsas seda tööd ja selleks teatas vallavalitsus, et ikkagi selleks konkreetseks vajaduseks vahendeid ei ole. Selle kohta muidugi, ma arvan, et selle noodiga me võimegi lõpetada, et me võiksime ikkagi teha ära selle ettepaneku, et müüme freesasfalti jupikese maha ja selle raha eest leiame vahendid, et revisjonikomisjon saaks kasutada konsultandi abi. Jah, see on väga hea ettepanek ja täiesti aus, vallavara, võtame arvele, realiseerime, oksjon enam pakkumine näiteks. See on siis, võtame varjatud ressursid kasutusele. See ei ole arvel praegu, võtame arvele ja ongi meie poolt olukord lahendatud, et tegelikult oleks juba olnud seda vaja, täna meil ei oleks neid vaidlusi olnud punktide tõlgendamise osas, eks ole. Ja nii lihtne see ongi, aga me jätkame
igal juhul kõike seda, mida me teeme, olenemata sellest, mis toob järgmine kuu. Ma loodan, et oli keskmisest vähemasti natukene põnevam vaatamine ja me proovime hoida järjepidevust ja varustada hiidlasi vajaliku informatsiooniga sellises vormis, nagu me seda praegu tegime. Minu poolt aitäh, tahad sa veel midagi öelda? Aitäh teile! Head aega!